tere, Punkart siinpool. Jälle üks uuemat sorti video. Mul tuli lihtsalt joonistamise tuju ja mõtlesin, et niisama joonistada ei viitsi, et võiks siis juba teha, ma ei tea, video, aga kuna mul videokaameral statiivi pole, siis tuleb see video edasi piltidega, et selline pilt mul tuli, ise tegin siukse omamoodi kunstistiiliga. Õigemini värvimisstiil on siuke, mis on täpselt selline, nagu mulle meeldib ja siis hakkavad need pildid siin järjest jooksma ja siis näete, kuidas see pilt lõpuks välja tuli selline, nagu ta tuli. Võite pakkuda, mis võiks olla selle töö pealkiri, aga ma ise pakuks näiteks, et ümbrikmustritega. Et oligi niimoodi, alguses tegin ümbriku, nagu tegin need jooned ja siis hakkasin tegema siukseid mustriga jooni, algul sirge, siis nii sinkavonkaline kui ka nagu ruudukujuline kui ka ovaalne ja pikemad ja nii edasi. Lõpuks tuligi selline ja siis värvisin ära ja nagu näha, siis juba ümbriku juures hakkab niimoodi, et ma ei tahtnud, et teine värv läheks esimesest läbi, siis tegingi niimoodi, et üks ümbriku nagu diagonaal on ühte värvi, aga teine on kahte värvi ja nii edasi, see hakkaski niimoodi tulema. Ja mul on oma kindel värvimisjärjekord, eks paar korda juhtus ka äpardusi, et panin kas vale värvi või mõni jäi nägemata, et jäi panemata. Aga samas ega see väga hullu ei ole midagi, pilt tuli minu arvates ilus ja sellise värvimisstiiliga, nagu ma teen seda, te näete nii pildikatest ka pilte ja pliiatsitest, et sedasi on nagu see, et hakkab tegema ja kunagi ei tea, kuidas see lõpptulemus on, et selles mõttes mulle meeldibki see edasi joonistada. Rohkem olen ma muidu värviraamatuid värvinud, aga praegu tuli kuidagi nii suur isu joonistada. Et jah, vaadake siis videot ja eks te kunstikriitikud ja kõik, kes võib-olla vaatate, ütlete, et mis sahker-mahker see on või hoopis vaatate, kui raske või täpsust nõudav see oli. Eks igaüks valib omamoodi.
No nüüd on pilt valmis, selline ta tuli ja nägite, kuidas see mul tuli, kuidas ma seda tegin. Ja noh, vabandan, et pisut, kuna ma pole ammu joonistanud, siis ma lihtsalt mõned võib-olla alguses olid pliiatsid näha, et olid nagu ilma teritamata või siis vildikad hakkasid otsa andma. Aga noh, mis seal ikka, eks ta siuke omamoodi ongi lahedam võib-olla, et kui mõni värv on väga ilus ja siis teine on pisut kehvem, aga noh, annabki lahedust juurde. Ja olge terved ja joonistage ka suvel õues, kui mingit muud tegevust pole ja vihma sajab, siis tulge otsige mõni varjualune, tulge õue, hakake joonistama. Mõnus teraapiline tegevus. Olge terved ja näeme jälle. Nüüd siis reklaam, mõni võib-olla mõtleb, et loeb pealkirja ja mõtleb, et no kus see reklaam siis on, ei ole ju. Nüüd tuleb, kui minu pilt võib-olla juhuslikult ei olnud kõige meeldivam või oli siuke lihtsalt joonte tõmbamine ja siuke igav, siis kes tahab võib-olla siukest ilusamat ja natuke ikka rohkem vaeva nägevamat kunsti näha, siis soovitan otsida üles ühe mu sõbra joonistusleht. Lähete Facebooki, kirjutate otsingusse Maria joonistused ja hakkate jälgima. Või siis vaatate video alt kirjeldusest, ma panen lingi sinna. Mul sõber teeb väga ilusaid pilte ja kaarte lilledest ja siukseid mitmekülgseid ilusaid värvilisi, et vahepeal on isegi raske aru saada, et kas tegemist on, et kui palju sealt on joonistatud ja kui palju võib-olla hoopis juurde kleebitud asju, aga väga ilusad pildid on, nii et soovitan vaadata, ilusad kaardid ja pildid. Et minge vaadake, hakake jälgima, kui hakkab meeldima. Aga jah, reklaami lõpp.